kell on mingi 7, aga ees ootab veel täna üks kõva ronimine. Päris hea on üles minna. Natuke veel. Aga oleme kohal. See peaks olema mingi 2700 meetrit. Ma vaatan, kuhu edasi minna ja asun teile. Kell on saanud juba 9, et just sain oma telgi püsti siin puude vahel kuskil olen. Täna ma siis jõudsin lõpuks Andorrasse, et 3. riik, kus ma nagu läbi kõnin. Andorra on selline väga huvitav naljakas riik, et mingi pisike riik, mis asub lihtsalt Põrenee mäestikus kuskil. Praegu toit on päris otsakorral, et mul on 1 pakk kiirnuudleid, siis mul on müslit natuke, peaks olema 2 müslibatooni. Homme hommikul on nagu plaan. Ma arvan, 1,5 tundi on umbes linna kõndida. Selline linn nagu Arinsal. Ma lähen kuskile sööma ka, et mul on vaja akusid laadida. Ja siis mõned päevad ilmselt ikka Andorras, et nii väike see vist ei ole, et 1 päevaga läbi kõnniks. Telk on püsti, õhtusöök on söödud. Täna siis sain Andorras chillida. Käisin Arinsali linnas. Mulle väga meeldis see linn. See oli päris suur ka, et see oli üsna palju baare. Kuna ma käisin hommikul, siis muidugi enamus said kinni. Aga leidsin ühe väga hea koha. Sai kõik enda akut täis laadida ja baarinaine oli ka väga lahe. Ja pärast kui ma ära läksin, siis ta andis mulle 2 krossanti tasuta kaasa ka. See oli väga tore. Siis sain muidugi poes käidud, jälle mingi hunniku toit ostetud. Täna ma siin üsna huvitavas kohas telgin, et natuke tuulin on. Loodan, et öösel mingiks torreks ei lähe, sest selles suhtes on see halb koht. Homme olen kindlasti Andorras ja ülehomme ilmselt ka ja siis edasi läheb Prantsusmaale. Täna on ikka mega külm hommik. Ma arvan, ma teen selle tõusu ära, siis hakkab soe ja siis peab riideid vahetama. Muidu higistan täis kõik. Mu tänane ööbimispaik paistab läbi udu allpool. Ja ma olengi tagasi Prantsusmaal. Sain juba Andorrast välja. Millegipärast arvasin, et ma olen Andorras kauem, aga põhimõtteliselt 2 päeva olin siis. Andorra väike riik, aga mulle väga meeldis. Lahe riik ja Arinsali linn oli äge. Nüüd ma olen põhimõtteliselt lõpuni Prantsusmaal välja. Ega peale tänastest ongi mingi 8 päeva äkki jäänud või. Täna siis otsustasin minna alla linna. Ma loodan, et seal on levi, mul oleks vaja inimestega rääkida. Mägedes siin leviga väga halvad lood, et 6 päeva olin leviaugus, kus ma õhtuti proovisin nagu leida levit, aga ei olnud. Siin on mingi huvitav suur toru. Väga jäme. Tõsiselt ma kõnnin mingis muda augus praegu. Igatahes siin linnas peaks olema mingi kämpinguplats lähedal. Ma kõnnin natuke rajalt kõrvale mingi
pool kilti äkki. Linn ise asub umbes 1400 meetri kõrgusel, ehk siis eile ma ööbisin 1100 meetrit kõrgemal ja praegu ma olen siis Särgiväel ja Lühkarites. Et siin on tunduvalt soojem kui eile õhtul 2500 meetri peal, mis on mõnus. Siin on mingi huvitav plats pinkide jalkaväljak ka kõrval. Vaatan, kui see campsite on jama, siis pean siia tõlkima. Jälle on päris huvitav. Ütleme nii, et kruusatee metsa vahel suhteliselt tasane ka, vahel on sellised langused. Ma praegu liigun allapoole. Põhimõtteliselt selline tee nagu võiks ka Eestis olla, mis on ka huvitav. Selline kodune tunne kohe. Mõnus nagu männi lõhn on ka siin. Üks asi, mis on nagu Eestist väga erinev ja ma ei tea, kas ma olen seda varem videos maininud, et Pürenee mäestikus põhimõtteliselt on väga vähe putukeid. No kui ma kõnniks praegu samal ajal Eestis kruusateel metsa vahel, ma oleks ümbritsetud nagu kärbestest, säskidest ja varmudest, aga siin vahel mõni üksik lendab, et uskumatu, saad vabalt kõndida, ei pea putukate pärast muretsema. Jõudsin praegu siis Polgere nimelisse linna. Tundub üsna ilusana. Praegu muidugi kõnnin alla keskuspoole. Linna taga, majade taga paistavad isegi kõrged mäed, et õnneks on mäed ikka alles. Ma juba hakkasin arvama, et jõudsingi kuhugi Eestimaale. Kõnnitsin tasastel kruusateedel. Väga huvitav kogemus oli üle pika aja tasasel teel kõndin. Ja vaatame, mis siin linnas toimub. Jõudsin siin linnast just väiksest poest läbi käia. Just kui enne lõppu panemist. See on küll nüüd kõige kallim pood, kus ma käinud olen. Ega mul otseselt toitu polnud vaja, aga mõtlesin, et võtan nagu natuke lisa. Aga teadega väga ei raatsingi siit osta, et ma võtsin 2 õuna, 2 banaani, vahelduseks natuke puuvilju, 1 Snickers ja mingi pakk küpsist. See läks juba üle 5 euro. Õnneks oli siin linnakes ka veekraan, sain kõik enda veepudralt täis lasta. Aga nüüd ongi põhimõtteliselt nii, et ma jalutan mööda enda radasid linnast välja poole ja esimesel võimalusel siis vaatan, kuhu saan telgi maha panna. Ega kell on saanud juba 8, et mul hakkab uneaeg tulema. Loodan, et on mõni koht ikka, kuhu panna telki. Ja olemegi siit linnast väljas. Ees õnneks paistab mingi metsalaadne asi ja tundub suht tasane pinnas olevat, et loodan, et äkki seal kuhugi puude vahel saab telgi üles panna. Leidsin päris hea koha siin metsa vahel, et ei hakanud täitsa puude vahele ronimagi. Täna on ikka väga huvitav ja kummaline päev olnud. Algas nagu umbes samasuguse maastikuga, nagu ma kogu aeg harjunud olen. Siis mingi hetk jõudsingi sinna, umbes nagu sinna järve äärde, mis oli omapärane maastik. Mul pole terve see matk olnud nii tasaseid teid, nagu täna oli siin nagu uskumatu. Ma kõndisin täna mingi 35 kilti, mis on siin ikka väga palju. Tõusumeetreid oli täna mingi 1400, mis on ka tegelikult päris korralik, et ei olnud ikka lihtsalt lameda maa peal kõndimine. Põhimõtteliselt päeva jooksul ma tegin 2 snäkipausi, kus ma sõin pähkleid, küpsiseid ja šokolaadi, siis tankisin endale kaloreid nagu kiirelt sisse. Ma mingit suurt lõunapausi ei teinud, tund aega kuskil vedelen. Ja see korra võtsin jõest vett ka, 3 sellist nagu pausikest. Väga selline efektiivne kõndimispäev. Mul praegu ongi, mul on täielik nagu lõpu-finiši tunne, ma vaatasin kaarti ja ma olen ikka väga lähedal. Täna on esmaspäev, eile just rääkisin enda tüdrukuga, et ilmselt lõpetan järgmine esmaspäev. Eile õhtu nagu arvasin seda, aga täna ma olen kindel, et ma lõpetan juba see nädal.
kui ma lõpetaks järgmine esmaspäev, siis oleks see matk kokku 30 päeva, mis on juba super tulemus nagu nii kiiresti see läbi teha. Aga tundub, et ma lõpetan veel kiiremini. Püreneemäästik on uskumatu, et ma olen nüüd kõndinud üle 600 kilomeetri, aga ma täpselt ei tea, äkki 650 või midagi niimoodi. Ja lihtsalt ikka veel tulevad mingid uued maastikud ja kohad, milliseid ma pole varem näinud. See on nagu hämmastav. Täna on väga ilus ilm, palavam kui eile kindlasti. Praegu on suht tasane tee ja juba tunnen, et hakkan higistama. Igatahes tõusumeetreid on täna palju, et võib-olla kõnningi distantsi mingi paarkümmend kilti, aga tõusumeetreid mingi 2000. Anname jalgadele valu ja vaatame, mis päevast välja tuleb. Esimene tipp on siis käes. Väga raske ronimine. Üle 4 tunni võttis aega, et siia jõuda nagu algusest. See distants oli nagu nii pikk, et 12 või 13 kilomeetrit algusest siia. Lihtsalt terve selle tee tõus ja lõppu ei paista. Muidu on vaata, nagu tõus on äkki mingi 4 kilomeetri peale, 1100 meetrit tõusu. Siin oli mingi 13 kildi peale. Eks nüüd lähme edasi järgmise tipu juurde, et see on 100 meetrit kõrgemal. Pole hullu, saame hakkama küll. Jõudsin siis Piknu Font otsa, mis on 2861 meetrit. Terve selle matka jooksul kõige kõrgemal ma olen olnud ju 3010 meetri kõrgusel. Nüüd lõpus on selline kõrge tipp. Ja siit lähme siis terve selle tee sinna alla. Et siis minna uuesti sinna ülesse. Raputasin hommiku jalanõud ja mingid 2 sellist tegelast kukkus välja. Üks pani jooksu, teine jäi siia lebama. Täna on üsna mõnus soe ilm. Kuigi ma magasin 2300 meetri kõrgusel. Meil õhtul vaatasin, et seal, kus ma magasin, linnulennult oli mereni 70 kilti. Ja ma tean, et mingi aeg, ma hakkan siin mägedes nagu merd nägema. Et äkki kui oleks ilus ilm, siis ma täna mingi aeg isegi näeks, aga seda veel vaatame. Eile oli ka selline väga korralik päev, et üle 30 kildi kindlasti. Eks nende distantside ja asjadega ongi nii, et kui ma nendest räägin, ma väga täpselt ei tea. See on selline, ma arvan palju. Aga ma tean, et eile oli üle 30 kindlasti. Täna on viimane päev, kus ma olen siis nagu kõrgetel mägedes. Täna jõuan kuhugi 2700 meetri peale ka. Ja ausalt see teeb natuke kurvaks ka, et nagu jõuab kohal, et see asi hakkab läbi saama. Kogu see matk ja reis on, see on nii raske, aga samas see on nii vägev ja ilus. Püreneemäästik on lihtsalt imeline. Õnnelik, et ma lõpetan, aga kahju, et see läbi saab. Mõned päevad on veel aega, aga täna jõudis kohale, et kõrgeid mägesid kauaks enam ei ole.
uus päev kätte jõudnud. Mul õhtu venis mingi 1,5 tundi pikemaks umbes, sest ma ei leidnud endale telkimiskohta. Sest ümberringi oli umbes samasugune maastik nagu praegu, et kui hästi siit aru saada on, aga väga viltune, et lihtsalt mitte kuskile pole telki panna, pole tasast pinda. Eile Pyrenee mäestik jälle üllatas mind korralikult. Et see viimane suur tipp, mille nimi on Canigou, seega. See oli ikka vägev. No sellest eelneval päeval ma kõndisin veel kõrgemates tippudes, kus kõik olid põhimõtteliselt nagu kõrged, suured künkad. Ma arvasin, et nagu õigete mägedega ongi kõik, aga Canigou, ma arvan, et on selle matka üks lemmikutest, et seal lõpus oli ikka korralik selline scrambling osa, mis tähendab seda, et sa ei saa sinna tippu kõndida, sa pead ronima mööda kive ülesse, kui käte abil ennast tõmbama ja kõige ohtlikum just ei olnud, aga ikkagi selline korralik mägi ja tipp oli ikka selline terav ja kivine, ei olnud mingi küngas. Ja üleval oli väga hea vaade, nagu ma vaatasin sinna ka, et kuhu ma liigun ja enam pole mitte ühtegi mäge. On mäed, aga ikka palju madalamad. Praegu ma natuke tõusen, ma tõusen mingi 1700 meetri peale. Ja siis just tuleb pikk langus. Jõuan täna ühte linna, nimi on Arles-sur-Tech. Ja täna on siis neljapäev. Mulle tundub, et laupäeval ilmselt ma lõpetan. Ja jõudsimegi siia kõrgesse tippu, 1729. Arles-sur-Tech, 13,7, 5 tundi 15 minutit. Eks hakkame liikuma. Ja siin on näha, et kõik on jälle madalama. Jõudsin siia Arles-sur-Techi linna. Enne kui ma poodi jõudsin, pidin üks vahepeatuse tegema, et sokkides on augud sees, et paar päeva olnud, aga mõtlesin, et äkki peab nendega lõpuni välja, aga ei, ikka kannad hakkavad valutama, kes läksid sellise vilja tekitama. Olid head sokid, aga aeg on minna prügikasti. Kas ma nüüd jalutan, vaatan, kas leian selle poe ülesse siin. Käes siis eelviimane päev. Praegu olen siin päris mõnus mingi männimetsa vahel. Praegu liigun sellisesse linna nagu Berthous ja sinna on 20 kilomeetrit kõndida. Eile ma käisin siis selles Arles-sur-Techis ära. Seal oli nii, et pood pandi juba kell 12 kinni ja kell 12 uuesti lahti. Seal kuskil 1,5 tundi ootasin linnast, et saaks poodi minna. Eile siis oli üle pika aja selline päev, kus ma käisin esimest korda nagu alla 1000 meetri. Ma ei olnud kindel, kui kõrgel see Arles-sur-Techi linn oli. Pärast vaatasin järgi, et ainult 300 meetrit. Ja ütleme nii, et seal oli kindlasti üle 30 kraadi sooja. Aga nüüd liigume siis Berthousi ja see on ka 300 meetri kõrgus. Berthousi linnast sain siis välja, et tegin pika lõunapausi ka. Õnneks sain vett ka. Käisin vahepeal netis, vaatasin ilmateadet ka ja tuleb välja, et siin on 34 kraadi. Ja siis on kirjas, et tundub nagu 37. Mõtlesingi, kui soe siin on, et pole ime, ma nii palju higistan. Läbi märglen kogu aeg.
siin on isegi tasasel teel hakkab higistama. Ühesõnaga ma liigun siit linnast välja poole. Mul on täna siis kokku mingi 850 tõusumeetrit veel. Aga äkki ma praeguseks olen mingi paarsada ära teinud, ma loodan. Äkki mingi 650 veel. Ja mingi 6 kilomeetrit umbes distantsi. Viimane öö siis sellise mõnusa tuulemüraga magada väga ei saanud. Kaamera kahjuks pilt on pime. Kuna ma täna magada ei saanudki, siis ma pakkisin pimedas asjad kokku ja alustasin varem. Kell on 5 läbi midagi, et ma näen nagu kõndida küll, aga kaamera pilt on täiesti must. Siis proovin valges midagi filmida. Ja väljas ongi valge! Viimane päev. Pole ükski päev nii vara alustanud. Omamoodi kogemus. Ma näen esimest korda selle matka jooksul merd. Väga lae. Lõpuks ometi. Liigume nüüd siis alla mere poole. Mingi paarkümmend kelte on sinna kõnnida. Natuke aega tagasi tegin siis viimase pausi. Puhkasin natuke jalga ja sain pääkite küpsist. Nüüd laseme lõpuni välja. Pool maad on täna juba kõnnitud ja kell on mingi 10 läbi midagi. Aga jah, täna on isegi suht selline mõnus rada, peaks ütlema. Näeb mingeid vaateid ka. Taas kord natuke merd näha. Mõni mägi veel ootab ees ka. Lähme neist üle. Seal ees peaks siis paistma Bagnols-sur-Mer, eks meie lõpp-punkt. Siin on üks silt, mis näitab, et see on 5,5 kilomeetri kaugusel. Viimased 5 kilti, lähme. Ja siin ma olengi Vahemeres. 28 päeva tagasi, 18 juuli, alustasin enda aiest Atlandi ookeanist enda rännakut läbi Pürenee mäestiku siia Bagnols-sur-Meri Vahemerre. Ja kohal ma olen uskumata, et see läbi on. Muidugi ma olen super rõõmus ja imelik tunne. See oli ikka vägev rännak. Väga vaevarikas, aga selles said neid imelisi vaateid näha ja olla selles suurepärases looduses, et Pürenee mäestik on lihtsalt vägev. Ma ei ole kindel, kas ma elus midagi nii rasket uuesti teen, aga ma ei kahetse küll midagi. See oli vinge. Nagu ütles kunagi poeet nimega Miley Cyrus, et there's always gonna be another mountain. Davai, adios amigos.